suurem probleem ongi vist selle spontaanse reisimisega majutuse leidmine. Ja kui tavaliselt on olnud nagu, meil on kerge probleem või et me ei leia piisavalt hea hinnaga endale majutust, siis praeguseks on nii, et kuna meil üks öö oli väga külm öösel, siis me otsustasime, et me tahame täna autos magada, vaadates, et veel see linn, kuhu me liigume, on, kui muidu on olnud 9 kraadi vist miinimum öösel, mida meie oleme nagu talunud või kus me oleme maganud ja see on olnud äärmiselt külm meie jaoks, siis vaatasime linn, kuhu me tahame minna. Queenstown sinna poole liikudes on öösel 7 kraadi. Ehk siis me oleme aru saanud, et alla 10 kraadi meie autos ei ole nõus magama, vähemalt sellise varustusega, nagu meil on hetkel. Ja me vaatasime Queenstoni ümber mingi 150 kilomeetri raadiuses umbes majutusi ja kõik fully booked. Nagu isegi ma leidsin mingi täiesti middle of nowhere mingi sellise linnakese või see ei ole isegi linn, see oli mingi küla, kus mitte midagi, põhimõtteliselt mingi kohvikud ega midagi ei ole isegi. Leidsin mõne sellise hotelli moodi asja ja mõtlesin, et davai helistame, et raudselt neil on. Ei, me oleme 5. jaanuarini fully booked ja see on täpselt see päev, kui inimesed uuesti tööl lähevad, ehk siis ongi näha, et Uus-Meremaa enda inimesed reisivad hästi palju ringi ja on palju turiste ka selle aastavahetuse ja pühadega seoses. Väga hull, me istusime praegu 2 tundi ja üritasime endale majutust leida ja Hannes vist tänaseks ööks midagi leidis, aga edasi me ei tea, mis me teeme nagu. Meil on 2 ööd veel, kus me ei tea midagi ja siis põhimõtteliselt me võime sõita enda uude koju. Reaalselt need on kohad, mida peab oma silmaga nägema. Mul tuli lausa pisar enne silma, kui ilus. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Kruiisime siin ülesse. Nagu läheks selle suusakondliga. Aga ainult, et järsemalt ja kõrgemale. Ja, oi, lennuk lendab ka seal. Oh, wow. Me praegu lennukis kõrgemale vist juba. Jah. Igal juhul nagu aru saate, siis me oleme jõudnud Queenstowni, uude linna ja tõesti, see linn on väga äge. Linn on lihtsalt mägede vahel ja samas on vesi, ma kohe näitan teile. See on see, millest ma rääkisin, ma ei tea, kas see on järv või midagi sellist. Ja see on mingi järv. Mega lihtsalt. Ongi linn. Mäed iga nurga peal. Jah, see on esimene uus linn Uus-Meremaal, mis on sellise nagu vau-efektiga meie jaoks ka, et muidu need linnad on suht nagu täiesti mitte midagi ütlevad. Aga see on ikka äge, see on äge linn siin. Ja rahvast on? No praegu on metsikult, sest uus aasta tuleb ja siis see on väga kuulus koht uuel aastal. Aga see on vist üldse ka ju väga popp koht, see on turismilinn. Just. Mis me nägime, kui me kondli peale hakkasime tulema, siis oli see kirjas, et igal aastal külastab Queenstowni 900 000 inimest. Jah, päris metsik umbes, ikka. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. You got a fast car, so fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Nagu Norras omal ajal lumelauaga, täna laud all ei ole, aga täna on meil sellised kaardid all. Ja põhimõtteliselt sama loogikaga tulevad inimesed alla, lähed uuesti järjekorda ja siis saad ülesse ja sõidad uuesti alla. Meil on mõlemale 6 sõitana. Jah, läheb sõiduks. Ja jätkuvalt ilusad vaated. Läheme veel kõrgemale.
väga hea, ma videot tegin sellepärast, et ma ei tea, mul see viltune peas on. Veits suur kiiver on vist. Tegelikult on täiega suur kiiver. Ma olen nüüd panin. Mis suur sul mul on XL? Mul on väike pea. Kõm. So remember we were driving your car. The speed so fast, felt like I was drunk. City lights lay out before us, and the arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling that I could be something. Läksin losi otsa. Kalju peal lihtsalt. Mingi veel näitas mulle pakki lihtsalt. Üks suurem on seal üleval. Ja ma nägin. Vaadake arvus. Sõidame praegu tänasesse ööbimiskohta, mille saime läbi oma Helpexi, kuhu me isegi läinud. Ja no me pole vist kunagi sellistes mägedes otseselt sõitnud siin Uus-Meremaa ajaloo jooksul. Korralikud kurvid, korralikud vaated, ainult mäed. Otseselt ei tea isegi, kui kõrge me oleme, tahaks teada, aga mulle tundub küll, et mingi merepinnast äkki mingi 2 kilomeetrit vähemalt. Aga ma pole kindel. Kuidas on autojuht? Huvitav on. Ilusad vaated ja mõnusad teed. No ikka väga mõnus. Kui meil Tartus on tagurpidi maja, siis siin on viltude majad. Lähme vaatame. Selline äge koht peaks olema. Väga soovitati seda kohta mitmest kohast. Nüüd meil on sellised näod, mis on tegelikult sissepoole nagu seina sees tehtud. Aga kui sa keerad näiteks kaamerat või liigud, siis on selline tunne, nagu nad vaataks nagu välja poole. Ja alumised vaatavad ülesse. Ja siis on need. Väga veider tunne. Aga jah, need näod on kõik nagu sisse poole nagu seina sisse tehtud, et kui külje peale minna, no, raske on isegi näidata. Siis ikkagi on, vaat nüüd oli aru saada. Aga tunne on nagu nad oleks välja poole tehtud. See on igasugu ägedad illusioonid. Kes koputab sulle? Sina? Ei koputa aina. Nüüd, ja siis siin on üks mees ka, kes kogu aeg istub ja vahitab. Selle hüperrealist, tema on selle auto. Jah, tema on selle koha looja. Ja siin on veel üks huvitav asi, et siin on kaks ketilüli on tehtud kivist. Ehk siis see on päris kivi. Huvitav, kuidas see siuke asi ära tehti. Siis ma leidsin siit veel mingi skulptuuri. Mingi atraktsioon või asi siin. Naerab ka. Siin on üks lõvi, kellele meeldib ganja. Üks plasmakära ka. Siin on üks Uus-Meremaa holoboks. Jaa. Vaata, kus leiab Eesti üles. See on vähe nurga all. ja vale nurga on jah. Nii, nüüd on käidud meil Puzzle Worldis. Või mis asi see oligi? Jah, oli Puzzle World. Et igal juhul väga äge oli
see kogemus, et igasugu huvitavaid illusioone ja mõistatusi ja huvitavaid asju sai teada. Täna on siis aastavahetuse õhtu. Me läheme Queenstowni oma India sõpradega. Kuna me teeme praegu road tripi, siis me oleme justkui kodutud ja meiki teeme siis, või meiki teen mina siis jõusaali pesuruumis. My mind, you know that you have seen this all before. Trembling like that, you never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone amongst the wreck. Learn from your mother or spend your days biting your own neck. That it was not your fault. On peo järel hommik. Veidi. Ma pean minema toitu võtma. Tšau! Tšau! No nii, nüüd on siis 1. jaanuar käes, hommik. Et tulime siia Ferg burgerisse sööma, mis on mingi, ma ei tea, kõige kuulsam burgeri koht siin Queenstownis, et vaatame, kas on ka põhjusega nii kuulus. Aga jah, pidustused olid mõnusad eile, et hea bänd mängis ja igatahes väga-väga äge aastavahetus oli. So we will get the same when we come back.
nii, nüüd tagasi teel Temuka poole. Siis käisime või noh, käime läbi ka sellistest kohtadest nagu Clay Cliffs, et hästi suured savikaljud on siin. Kõrged, ma arvan mingi paarkümmend 30 meetrit kõrged on need sambad küll. Et päris ägedad. Väga ilus vaatepilt, et tekkinud väga pika aja jooksul vihmasaju ja selliste asjade tõttu tuule ja mis on nagu moodustanud need kaljud sellest savist ja sandstone'ist või liivakivist siis. Tema väikse ujumise siin järves. It's more famous brand new from Clemson Canes called Avo Toast. You and George, and we're getting pretty excited for Jim. Ja miks meil politsei siis kinni pidas? Või sellepärast, et Hannes natukene vingerdas joonte vahel ja alguses politsei oli meil hästi taga. Kõigepealt ta täiesti lampi nagu ilmus meie taha, siis ta oli meil väga lähedal, siis me arvasime, et äkki ta lõi meie numbri sisse ja vaatas, nagu meil Eestis nii tehakse, et kas sul on kõik korras ja siis nagu ta hakkas jääma aina kaugemale meist. Ja siis ma ütlesin, okei, noh juhus on kõik hästi. Ja siis sõidame edasi ja mingi hetk päev need vilkurid peale. Ja siin on üldse naljakas, et nagu kui politsei kuhugile sõidab, siis tal on ka sinine punane vilkur. Eestis tähendab punane vilkur ju nagu peatumismärguannet. Aga siin on nagu see, et nad sõidavad ka sellega, siis Hannes mõtles, et ma ei tea, kas ma peaksin seisma või, aga noh, kuna ta meie selja taga, siis Hannes kohe võttis nagu tee kõrvale ja jäi seisma. Ja siis politsei oli ise mega chill. Tuleb mingi, et noh, mingi kuhu minemas oled ja kuidas läheb ja nagu hästi selline nagu inglise keeles sõna nagu homie tuleb mingi joo, vaata. Ja siis räägib ja võttis load. Ta isegi kusjuures meil on need rahvusvahelised load, mis kehtivad ainult meie Eesti lubadega. Aga Hannes oli see rahakotis, mis oli taga ja meil oli ees ainult need meie rahvusvahelised paberist load. Ja siis ta küsis ainult seda, vaatas seda, okei, kõik korras, see teine ei huvitanud, okei. Ja siis siis ta küsib, et kas tead ka, miks sa vahele võtsid või kas sa tead ka, miks me sind peatasime? Või siis Hannes ütles, aga ausalt öeldes ei tea. Siis ta mingi, no ma vaatasin, sa natukene vingerdasid ja siis ta pani Hannese puhuma ka. Ja siin hästi naljakas, kui meil on see, et see puhud on ju, siis siin oli see, et loe 10-ni ja siis ta pääses suu juurde, siis sellest vist peaks nagu selle hingeõhu järgi nagu aru saama, kas sa oled või ei. Aga kuna Hannes oskas 10-ni lugeda ja hingeõhk oli vist õige, see ütles ka, et vist masin näitas minust päss, et läbitud nagu normaalselt. Nii et tegelikult ei olnud midagi hullu. Aga väga naljakas ja uudne kogemus meie jaoks. Tänane õhtu on jälle oma ööbimispaiga leidmine mega ilus koht. Leidsime Mount Cookile, mis on Uus-Meremaa kõige suurem mägi. Me nägime esimest korda muidu nagu enam-vähem teada, kuhu suunda see jääb, aga kuna neid lumised mägesid on palju, siis ei tea, missugune see õige on. See on väike linnukene ka. Või isegi oli mitu. Aga nüüd me nägime selle Mount Cooki täiesti ära. Ja nalja ka teile siia. Me arvasime Hannesega, et üliäge oleks ronida Mount Cooki otsa. Lükkuna mõelge. See on üle 3000 kilomeetri pikk, full lumine. Ja me nägime nüüd seda, missugune see välja näeb. 3000 meetrit. Mis ma ütlesin? Kilomeetrit. 3000 meetrit. Üle 3000 meetri pikk. Ja me praegu nägime, missugune see välja näeb ja see on üsna järsk ka. Nii et sinna me kohe kindlasti roniks. Aga
me leidsime nagu kaardi pealt tasuta parkimiskoha, mõtlesime, et lähme sinna. Siia sõites oli mega palju erinevaid, näed, et inimesed kämpivad ja mega palju autosid igal pool. Aga mõtlesime, et davai, et sõidame välja sinna. Kuigi tee läks juba imelikuks, nagu nägite, siis läks ka mingi munakivi teeks või mingi mega auklikuks teeks, mingi metsavahe tee. Ja jõudsime kohale ja see põhimõtteliselt täis ja nüüd me pidime otsa ümber keerama ja juba tagasi. Tänane päev on olnud korraks seiklus. Aga ma ei saa öelda, et halb, aga ütleme nii, et see on ikka väga seiklus. Ja vahepeal näeme mingi loomi või ma ei tea, ma kujutan võib-olla endale ette, ma ei tea. Nii, eile õhtupimeduses jõudsimegi siis lõpuks ühte kohta, kus oli normaalne magada. Ja siin on ka vaated on väga-väga ilusad ja sealt taga kauguses paistab Mount Cook. Et see tundub siuke täitsa mägi juba, et eks ta üle 3000 meetri on, et nõlvad on lumised ja korralik. Aga täna oli väga mõnus öö, väga hea uni oli. Me lähme nüüd spaasse justkui jälle. Mingi basseinid, hot pools, mingi värk täpselt ei tea. Siin on ka mingi selline äge batuut või asi, mille peale saab joosta ja me oleme ka natuke lapsed. Ja siis veel waterslide ehk siis liumägi, nagu veega liumägi, mis on üliäge, aga ma tegelikult kardan, et seal on ülipalju lapsi, titesi, kes karjuvad. Ehk siis me veel mõtleme, kas me lähme siin Uus-Meremaal on ülihalvad koduleheküljed, mitte midagi aru ei saa kunagi. Et me teeme koha peal ja vaatame, mis teha annab ja mis saab. No nii, me oleme nüüd mingis põrkepargi osas siin, kus sa saad selles kindluses või asjades hüpata ja põrgata ja joosta, mis iganes need lapsed teevad, et me oleme proovime ka. Nagu näha, siis siin ongi tõesti titad kohal. Nüüd kõnnime siia liule, laseme siit alla. Seismäin kurat. Noh, Priits meid ikka lendas, korralikult lendas meid. Päris pull. No nii, puhas slaid tehtud. Ilus lupiinika. Jah, päris korraliku lennuga lendasime sealt alla. Jaa, aga väga fun, väga fun. Lähedam kui need batuudid, sest batuudid on rohkem nagu, ütleme ausalt tittadele. Aga nüüd lähme vanainimeste kohta. Võtsid pudeli, jah? Lähme vanainimeste kohta ehk siis hot poolsidesse. Kuigi seal ei ka väga palju lapsi, aga hullu. Ma ei ole lastevihkaja, aga lihtsalt häirib, kui nad karjuvad kõik koos. Nüüd oleme vanainimeste kohta jõudnud hot poolsi. Väga mõnus saame chillida. Kusjuures hot poolsidega on see, et me oleme ülikaua tahtnud siia uuesti, või noh, mitte siia samasse kohta, siin me oleme esimest korda, aga hot poolsidesse uuesti tulla. Mingi, kui me tööl olime, siis me rääkisime ka ennasega, tahaks täiega nagu hot poolsidesse minna nagu spaasse põhimõtteliselt selline nagu puhkus justkui ja mõtlesime, et oma roadtripi lõpetuseks teemegi siin sellise väikese spa päevakese, enne kui lähme koju. Rätsepad ja autojuhid, ärimehed, ametnikud,
bye.